Iraan langeb lõksu pärast seda, kui Trump uputas Teherani allveelaevavõimu sõjasadama rünnakuga. 3 meditamata Corsairi alust liikusid Iraani mereväebaasi suunas ja tabasid hoolduspiirkonnas asuvat allveelaeva ning rajatist, mida kasutati laevade remontimiseks. Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus kinnitas esmaspäeval 13. juulil, et see oli esimene kord, kui Ameerika meredroone kasutati lahingoperatsioonis. Missioon toimus Iraani ranniku kõige tundlikumas punktis, kus Teheran püüab kaubalaevu hirmutada. Saadeti väikesed mehitamata masinad rünnakule rajatise vastu, mis toetab režiimi mereväe võimekust. Näidatakse tabamuse saanud allveelaeva ja kahjustatud hoolduskeskust. Mida Iraan kaotas Bandar Abas? Miks Trump valis meredroonid? Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on selliseid videoid iga päev. Operatsioon viidi läbi 3 mehitamata pinnalaevaga. Keskkomando avaldatud videos on näha, kuidas alused lähenevad kailale ja seejärel plahvatused piirkonnas, kus allveelaev asus. Washington nimetas neid seadmeid ühekordseteks ründedroonideks. Need saadeti sihtmärgini jõudmiseks ilma, et oleks vaja tagasi pöörduda või meeskonda pardale panna. Bandar Abas valiti sellepärast, et seal asub oluline osa Iraani mereväe struktuurist, Hormuzi väina ees. Baas toimib toetuspunktina allveelaevadele, sõjalaevadele, hooldusele ja selle meretee seireoperatsioonidele. Töökoja tabamine ei tähenda ainult metalli ja betooni kahjustamist. Selline rajatis hoiab laevad töökorras, parandab kahjustatud süsteeme ja saadab mereväeüksused tagasi teenistusse. Ilma remondita võivad olemasolevad laevad jääda seisma sõja kriitilises faasis. Keskväe juhatus teatas, et pealetung vähendas Iraani võimet jätkata kaubalaevade ründamist. Pühapäeval rünnati konteinerlaeva, nagu viidatud allikad teatasid. Trump kuulutas eelmisel kuul sõlmitud ajutise kokkuleppe lõppenuks ja süüdistas Teherani veel ühe kokkuleppe rikkumises. Siit saabki Iraan löögi, poliitilisse ja sõjalisse lõksu. Teheran püüab sundida Ameerika Ühendriike valima, kas taganeda või saata suured laevad ja meremehed kitsasse väina, mida ümbritsevad rannikuradarid, raketid, droonid, miinid ja väikesed alused. Trump avas 3. võimaluse. Meredroonid võivad siseneda ohtlikesse tsoonidesse ja täita teatud ülesandeid, ilma et iga lähenemisega oleks ohus 10 sõjaväelased. Režiim valmistas ranniku ette selleks, et vastu astuda hävitajatele, lennukikandjatele ja inimmeeskondadele. Nüüd tuleb neil jälgida ka väikseid masinaid, mis võivad ilmuda rühmadena ja tabada baasi südant. Nende seadmete kasutamine ei alanud plahvatusega Bandar Abasis. 2026. aasta 9. juunil leidis mereväe pinnadroon ja aitas päästa 2 Apache helikopteri meeskonnaliiget, kelle kopter kukkus alla Omaani ranniku lähedal. Sama tehnoloogia Alin, mis tõi sõjaväelased veest välja, kohandati nädalate pärast ründemissiooniks. See areng näitab, miks Washington kiirendab mehitamata süsteemide kasutuselevõttu. Masin võib võtta enda peale operatsiooni kõige ohtlikuma osa, säästa ameeriklaste elusid ja hoida survet vaenlase struktuuridele. Trump laiendas pealetungi vaid mõni tund hiljem. President kuulutas välja Iraani sadamatega seotud laevade blokaadi taastamise ja teatas, et Ameerika Ühendriigid saavad olema Hormuzi väina kaitsjad. Ta toetas ka 20% tasu kehtestamist lastidele, millele on antud luba väina ületada. Blokaad oli kavandatud algama teisipäeval 14. juulil, lubades humanitaarabisaadetisi, mis on läbinud kontrolli.
Teiste riikide transpordisadamatesse suunduvad laevad võivad jätkuvalt seda marsruuti kasutada, kui nad ei riku Iraani vastu kehtestatud piiranguid. See otsus suurendab survet Teheranile. Režiim püüdis kuulutada, et kontrollib Hormuzi väina ning üritas kehtestada omaenda lubade ja tasude süsteemi. Trump vastas, püüdes võtta Iraanilt õiguse otsustada, kes pääseb läbi, kes maksab ja kes peab seisma jääma. Kui Teheran kasutab väina relvana, kavatseb Washington kontrollida juurdepääsu Iraani sadamatele ja tagada teistele laevadele läbipääsu Ameerika kaitse all. Iraani välisminister Abbas Araghchi reageeris, öeldes, et Teheran jääb väina kaitsjaks. Läbirääkija Mohammed Baker Kalibov väitis, et ühepoolsete kokkulepete aeg on läbi ja süüdistas Washingtoni lubaduste murdmises. Iraani kõrgem juhtkond teatas samuti, et Ameerika Ühendriikidel ei ole õigust määrata Hormuzi tulevikku. Vastused näitavad, et režiim ei kavatse avalikult taanduda, isegi pärast seda, kui strateegiline baas sai pihta tehnoloogiaga, mida kasutati esimest korda lahingus. Reaktsioon väljaspool sõda oli samuti kohene. Rahvusvaheline mereorganisatsioon teatas, et puudub õiguslik alus nõuda kohustuslikke tasusid ainult rahvusvahelises väinas läbimise eest. Euroopa Liidu diplomaatia juht Kaja Kallas kaitses meresõiduvabadust. Need kriitikad tekitavad Trumpi ettepaneku jaoks diplomaatilise probleemi, kuid ei muuda sõjalist fakti. Ameerika Ühendriigid on juba näidanud, et suudavad rünnata Bandar-Bandaraba sees, ilma et peaksid saatma mehitatud laeva kaileni. See vaidlus mõjutab otseselt maailmakaubandust. Enne 28. veebruaril alanud sõda läbis umbes viiendik meritsi transporditavast naftast ja gaasist iga päev Hormuzi väina. Jälgimisandmed näitasid umbes 52% langust laevade liikumises 10. kuni 12. juulini, võrreldes eelneva nädalaga. Brenti nafta hind tõusis pärast uusi ähvardusi, rünnakuid ja Trumpi teadet üle 5%. Iga seisma jäänud kaubalaev suurendab kindlustus, veoteenuste ja energiakulusid ka kaugel väljaspool Lähis-Ida. Teheran vastas, rünnates Ameerika või Ameerika Ühendriikidega seotud rajatisi erinevates piirkonna punktides. Sõda laienes just siis, kui läbirääkimised pidid pinget vähendama. Tehnoloogia vähendab meremeeste kokkupuudet teatud missioonide ajal, kuid ei muuda sõda ohvriteta mänguks. Ameeriklaste arvestuse kohaselt on konflikti algusest saadik hukkunud 14 sõjaväelast ja üle 400 saanud vigastada, samal ajal kui tuhanded inimesed on surnud, peamiselt Iraanis ja Liibanonis. Droonid võivad päästa meeskondi 3-kordse tegevuse käigus. Kuid iga uus pealetung suurendab vastulöögi, valearvestuse ja lahingute laienemise riski. Kaotus Bandar-Bandarabaasis sunnib Iraani oma ressursse hajutama. Teheran peab kaitsma väina, radareid, ladusid, sadamaid, hoolduskeskusi ja alles jäänud laevu. Iga baasi kaitseks ümberpaigutatud süsteem jätab mõne teise piirkonna vähem kaitstuks. Suured laevad on endiselt otsustava tähtsusega, kuid need ei ole enam ainus viis jõu näitamiseks merel. Autonoomsed alused võivad patrullida, abistada päästeoperatsioonidel ja osaleda koordineeritud rünnakutes. Iraani jaoks ei lõpe probleem kai ääres registreeritud plahvatusega. Nüüd võib oht saabuda päris veepiiri lähedalt, ilma nähtava meeskonnata ja ilma, et režiimile pakutaks seda inimsihtmärki, mida ta lootis leida. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt Pixi võtme kaudu, mis ilmub teie ekraanile. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on hoida teid tõega kursis. Teie panus aitab meil jätkata tegutsemist. Järgmine.